mõtlesin teiega jagada midagi väga toredat. Raudselt näeb nagu uus diivan välja. Tada! Mul ei ole, ma arvan, et elus olnud nagu sellist asja. Mul on palju asju kodus muutumas. Ja siis ma tahtsin teha nagu siukse kodusisustusvlogi. Sest et terve nädal toimub põhimõtteliselt midagi ja mu kodu on praegu nii sassis ja nii hullus seisus, et ma reaalselt arvan, et see ei ole mingi sissekolimise saati nagu nii hullus seisus olnud. Nii et ja ma praegu lihtsalt lambist õhtul hakkasin tegema oma diivanit korda. Ma sain selle diivani Facebook Marketplace'ist väga odavalt, sest et enne mul oli, võib-olla te näete, aga see seal, ma panen pildi ka, mis mul, või noh, ma panen pildi, mis siin oli siis, kui ma sisse kolisin. Siis ma panen pildi sellest, mis järgmine oli ja siis ma müüsin selle maha ja jõusin selle, mis praegu on ja ilmselgelt see ei ole ka mingi selline diivan, mida ma tahaks nüüd igavesti jätta, aga see on ikkagi oluliselt rohkem selline diivan, mida ma omale koju tahaksin. Ma teen ja olen teinud viimased ennast mingi võib-olla pool tundi juba topi eemaldajaga. Ja kõik nagu mingid niidikesed lahti lõiganud ja korda teinud ja siis ma mõtlesin, et ma võtaks isegi tolmuimeja ja nagu teeks selle äädika ja seebiveega ka kuuma veega ilusti puhtaks, sest et siis see kuivab hommikuks ära ja siis on puhas. Seal on nii palju ja ma reaalselt ei tea, miks ma teen seda endale. Miks ma tegelikult telliks selle tekstiilipesuri ka ja teeks nagu korralikult, aga lihtsalt praegu. Et oleks tehtud ja siis ma tean, et ma istun puhta diivani peal. See on see diivan praegu ja ausalt öeldes minu just need padjad nagu sellest rõve. Aga need padjapüürid tunduvad nagu need oleks lihtsalt igeamad. Ma võtan need padjad ära ööseks ja padjapüürid ka. Ja siis see vaip tuleb siit alt ära, seda punast, ma ei tea, kas ma tahaks kasutada siin toas. Siia läheb veel pilt ülesse. Siin on diivan, millele tullakse alles pühapäeval järgi, mis on veits tüütu, aga noh, it is what it is. No, 50 on. Ma ei mäleta, kas IKEAs oli nii suuri padjapüüre või? Mul meeldib see Lagerpoppel. Ja see on 50x50 ja see on ideaalne, nii et sellega on korras. Hommikust! Täna on siis teisipäev. Ma olen peaaegu valmis, ma käisin pesemas ära ja siis mu hääl on kuidagi veider. Ma tahtsin teile näidata, mis staadiumis mu kodu on praegu, sest et see on reaalselt jube. Nagu me keskendume see nädal ainult kodule. Mu köök sellises staadiumis. Praegu hakkan oma hommikusööki tegema. Siin on vaja veits korda teha. See pilt läheb lõpuks ometi ülesse. Seal on ka üks riiul, mis ma tahtsin panna, aga noh, see ei läinud ülesse, nii et ma ei tea, mis ma sellega teen. Siis on siin see diivan. Siia ma tõin juba rätiku hunniku, mis läheb pärast pesumasinasse, kui ma välja lähen. Siis sollituba. No see on ikka täitsa jubedus. Voodipesud ära pesta. Siit ma juba võtsin enamus rätikud, ma tahtsin selle ka siit võtta. Siis minu tuba ja see on siin, noh, mul ei ole, ma arvan, et elus olnud nagu sellist asja kuskil. Aga see on põhjusega. Kõik need asjad siin on suveasjad ja need olid selle vana diivani sees ja ma tahtsin selle uue diivani nagu puhtaks teha, normaalseks teha, et ma saaksin need kõik ilusti tagasi panna, sest et ma tahan neid keldrisse viia. Siin on must pesu. Ka asjad, mis lähevad kuskil keldrisse või diivani sisse, seda peab pesema. Selle ma võtan kaasa, muidu ma unustan. Ja need kastid, mul on vaja, ma ei tea, siin lihtsalt siin magamistoas on ka väga palju, mida teha. Sellele seinale tuleb remont. Minu arust see post vahetatakse siin välja, sest et see on teiselt poolt läbi hallitanud põhimõtteliselt. Ma lähen IKEAsse ja siis ma arvan, et ma suht ülejäänud terve päev lihtsalt koristan. Nii et saame koos koristada ja natuke organiseerida siin. Ma tahaks minna homme tegelikult oma lemmik kaltsukasse. See on see punase ristiku kaltsukas. Minu arust mul läheb kogu aeg selle nimi sassi. Ja see on väljapeatuses, seal kus see sõbrad sõbrale on. Ja see on nii suur, seal on nii palju stuffi. Ja lihtsalt tahaks vaadata, mis seal on.
kõik näeb juba nii palju parem välja ja mul läheks lihtsalt 10 minutit selle peale. Nii et ma võtan oma kakao ja lähme teeme mind ruttu vanilas korda, sest et ma pean juba varsti välja minema. Nii, mõnus ilm on. Kui ma IKEA-st tagasi tulin, siis seal hakkas lund sadama ja nüüd ma täiega loodan, et siin hakkab ka, sest et siis mul on nii talvetunne. Ma näitan teile nüüd diivani tulemust ja vau, mulle täiega meeldib, see on nii palju kodusem, see on nii palju rohkem mina ja reaalselt näeb nagu uus diivan välja. Tadaa! Siin on natuke kollane selle tule pärast, aga muidu ma pean neid veel triikima, mul praegu pole aega selleks, sobivad siis täiega hästi, aga ma mõtlen, et võib-olla ma tahaks nagu mingeid väikseid veel nagu siia ja sinna. Aga see sajab nii nagu vähe, aga samas mul oli just ühe video jaoks oli täpselt selline mõte, et ma tahaks, et nagu hästi siukseid väikseid lumehelbeid sajaks. Nii et ma panin just ruttu nagu valmis. Nii et ma lähen vaatan, kas ma saan need klipid, mis ma tahtsin. Vahepeal tunnen, et mul on parem olla ja et ma pole haige, aga siis on nagu mingid õhtud, kus ma tunnen, et nagu veits ikkagi on tunda. Et kahtlane on. Ja nüüd ma ärkasin ka niimoodi, et ma tunnen, et mul nagu kopsus on midagi. Nii et väga hea, et ma täna terve päev kodus saan olla, kuigi tegelikult ma tahtsin trenni minna. Nii, mul on nüüd terve hunnik solli asju ja siis ma tulen tema tuba koristama ka. Ma tahaks siia või siis siia tegelikult teha nagu riiulid, kus meil on maalimis- ja joonistamise asjad ja kuhu ma tahaks need ära mahutada. Nii et ma panen kõik need legod siia peale ja siis ma saan seda riiulit liigutada. Siin on tal need asjad. Ma mõtlesin, et võib-olla ma värvin selle mingit teist värvi. Aga noh, ma ei tea. Ma pean temaga sellest arutama. Siin ma kirjutasin peale õppetarebed, joonistamine ja värvimine, sest et siis ta saab ise lugeda ja ise võtta seda välja, mis, ma ei tea, kui ta tahab värvida, siis ta võtab selle. Seal taga on see rull, siia ma panin nii, et ta tahtsin need alles jätta. See on reaalselt šokolaadikarbi pealt see pehmendus siia võtta. Siia ma panin kõik need Lego asjad. Selle kassa ma panin siia, seda me kasutame isegi suht palju. Ja siis ma reaalselt avastasin, et vennal on nagu selline kaamera. Tal on tavaline nagu selline, see on tegelikult täiega nice asi. See on ilma nagu ekraanita digitaalne kaamera, mis näeb välja nagu filmikaamera. Nii et, ja see töötab üli lihtsalt. Nagu paned oma silma siit läbi ja lihtsalt ja siin saab valida, kas sa tahad nagu välguga või välguta ja siis no proovime teha lumest pilti. Panin kõik oma riided siia ära. Lõpuks ometi on see tehtud. See oli nagu mingi tüütu ülesanne, mis mul kogu aeg õlul rippus. Ma täiega lootsin, et ma ei pea poodi minema, aga tundub, et ma siiski pean, sest et ma teen siin kaneelirulle ja mul on natuke liiga vähe võid. Ma isegi millegi pärast mäletasin seda retsepti, et ei olnud vaja nii palju võid, aga nojah,
mis seal ikka, Genera. Nii, mul lõpuks see masin siin käib. Poes sain käidud. Kus see väike on? Ma ei tea. Nii et ma võtsin sealt kollasest kotist. Ma ei tea, ma rohkem ei näe. Ma tulen vaatan ise. Sa mõtled valget kotti? Kui ma töötan ja see on ohtlik ja siis ma kutsun sind appi ja siis vaatan sind ja siis ma lihtsalt oma peas on siuke, jah, I'm alone in this. Kuule, mul oleks vaja seda pehmet otsa, sest et siis ei jää see kardina külge kinni. Ei, kas see end vasakule ikka? Ei, no see ei olnud sind vasakule või? Ei, oota. Kas te olete valmis suureks muutuseks? Söögilaud tuleb siia, toolid ja värki. Ma loodan, et see mahub siia ära. Ma ei tea, mul on suht väike see ala siin. Et kui see liiga suur on, siis võib-olla läheb siia. Aga ma ei tea, ma vaatan veel. Ja jah. Reaalselt ma ei suuda oodata, kuni sol tuleb ja ta näeb ka seda. Aga minu koristamine jätkub täna edasi. Ma teen ennast valmis, ma söön, ma veits loen, teen oma mingeid asju ja siis ma hakkan koristama ja tegutsema. Tahaks keldris käia, pesu pesema vaja panna, vannituba puhastada, kõiki siukseid asju teha. Kuulge, ma siin scrollisin Marketplace'is ja ma leidsin ühe tasuta tugitooli. See näeb siin pildil laiguline välja, aga ta saatis mulle siin nagu pildi sellest ja siin ei ole neid laike. Ja ma mõtlen, et äkki ma lähen järgi sellele. Olen oma keldris reaalselt. Siin on nii palju lihtsalt mingit teemat, mida ei ole vaja. Aga ma tegelikult otsin, mul on vaja reaalselt seda kõige alumist kasti seal. Siin on need asjad, mis ma tahtsin. Nii, ma arvan, et ma selle tugitooli panen nii kauaks siia. Muidu on natukene veits, siia see jääda ei saa. See on ausalt öeldes täiega mugav. Nagu kui siin oleks mingi tumbaga, see oli reaalselt nii mugav. Nii, ja siia pildiraami. Ma panen selle pildikese. Meganummi. Mulle nii meeldib see. Ja ma panen selle aknaloole tagasi. Siia. Ja siin pildiraamis on mulle Solli kirjutatud ühe paberilehe peale, kus ta kirjutas Mark Pluševeli võrdub süda. See on täiega nummi. Kirjutas selle juba ammu ja siis ma tahtsin, et tuleks midagi minust ja Margist ja midagi Sollist. Panin selle siia enda tuppa. Ma enda tuba ei näita, sest et see on nii tassis. Aga, või tegelikult mu voodi on lihtsalt tegemata. Nii. Aga minu arust teada, see sobib siia palju paremini. Ma tegin omale siia diivani peale ühe väikse mõnusa pesa ja ma olen nii valmis, et teha uinak.
aga enne kui ma teen uinaku, siis ma mõtlesin teiega jagada midagi väga toredat. Ma olen nii elevil, et Solile seda kõike näidata ja kui laud tuleb ja ma arvan, et talle nii väga meeldib siin. Ma eile ütlesin ka talle, kui me helistasime õhtul, ütlesin, et mul on nii hea meel, et ta saab varsti tulla ja saab näha ja igal juhul. Midagi, mis ma veel tahtsin. Pärast seda Solli kõne, kell oli mingi 8:30 õhtul või midagi, ma sain ühe emaili ja seal emailis oli kirjas, et sina, Eveli, võiksid olla meie uus endermoloog. Ja nüüd, kes ei tea, ma panen ekraanile selle tähenduse, kes on endermoloog, aga põhimõtteliselt veits taustalugu siis, et kui mingit aega juba mõtlesin, et võib-olla tahaks nagu midagi teha, mingit tööd, aga ma ei tahtnud nagu otseselt täiskohaga kuskile minna. Mulle ikkagi meeldib kodus olla, ma tahan ikkagi väga palju aega Sollile pühenduda ja ma ei tahtnud, et Solliga meie graafik või meie nagu koduelu kuidagi muutuks. Ma tahtsin ikkagi temaga koju jääda. Mulle sattus kuidagi lauale täpselt selline koht, kus olid olemas kõik need punktid, mis mul oli vaja, et ma tahaks kuskil tööle minna. Näiteks nagu mega paindlik graafik, nagu siuke teistsugune töö. Ma saan seal liikuda, inimestega suhelda, mul on väga elevil ja väga õnnelik. Ma lähen ühele öökapile järgi ja ma väiksele Sollikesele ka lähen korra külla. Jõus on nii mõnus lumine, ma olen nii elevil lume pärast. Nii et hea hommik on. Ma otsustasin seda öökappi mitte võtta, sest et see ei näinud nii armas välja päris elus, kui ta nägi pildil. Aga ma olen nüüd kohe juba Solli juures ja siis ma saan talle selle šokolaadiga edasi anda. Ma ei tea, kas see on see vanaema külg minust jälle välja tulemas, aga need taldrikud on nii ilusad. Ma vaatan, kas ma saan Solli toas nende kardinate väiksemaks või lühemaks tegemisega alustada. Niimoodi, et ma ei pea neid võtma siit küljest ära. See oleks ideaalne, aga millegipärast ma väga kahtlen, et ma saan nii. Isegi sain. Ma tegin teisel sama ja nüüd ma vaatan, kas ma saan teha äkki siin elutoas sama asja, aga ma ei tea, kuna see materjal ei ole väga selline, et ma hakkaks seda nüüd lõikama niimoodi. See tundub nagu see hakkaks hargnema. Siis ma arvan, et ma pean lihtsalt ära ootama, kuni ma saan need ribad. Täna on üks taaskordne imeilus päev. Kell on 11:30 lõunal ja ma olen need kaardinääred siin korda teinud. Ma ei ole midagi söönud, ma olen reaalselt ikka veel pidžaamades, sest et ma lihtsalt, ma ei tea, tõusin, hakkasin tegema, magasin täna natukene kauem, sest et eile õhtul ma tegin uinaku ja siis ma ei saanud magada paar tundi. Mul alati juhtub see uinakutega, aga millegipärast ma vahepeal ikkagi teen neid. Paar tundi on mööda läinud, see diivan on mul puhtaks tehtud, tolm igalt poolt on võetud, ma mõtlen, mu ema käis. Vahepeal ta toob mulle mingeid asju, ta tõi selle koti mandariine ja banaane. Taaskord on väga mitu tundi möödas, ma olen lihtsalt istunud arvutis, chillinud. Ma tegin nädalaplaani meile siin, mis me järgmine nädal Solliga tegema hakkame ja väga tore nädal on ees ootamas. Ma lõpuks ei näidatki, aga ma leidsin ühe vitriinkapi. See oli see vitriinkapi. Ehk siis ja see on tasuta. Nii et me lähme võtame selle, vaatame, kas see sobib. Ja siis laua. Ja vaatame, millal sellele saab järgi minna. Milline see välja näeks, kui see oleks seal teisel pool? Kuidas sa arvad, et see sobib siia poole? Tada! Ma nüüd ei kujutakski enam ette seda elutuba nagu ilma vitriinita. See kuidagi teeb sellest nagu selle toa ja sellest selle toa.
või nagu siukse lihtsalt nurgakese. Siin on küll, siia tahaks nagu ühte väikest lauakest, siis selle peab kindlasti välja vahetama, see ei sobi üldse. Ja mingi vaip ja asjad, aga selles mõttes, et praeguseks võrreldes sellega, mis see tuba oli enne ja võrreldes sellega, mis oli kõige alguses, siis reaalselt ei tunne ära nagu.